tere hommikust müügirahvas. Nagu võluväel olen siit eelmise nädala esmaspäeva Lissaboni tänavatelt tagasi koduses Stroomi rannas. Ja selle peale võib vist öelda, et kui on meri ülgehall. Igal juhul tore on tagasi olla ja tore on oma mõtteid jällegi siin mõlgutada. Ma loodan, et teie eelmine nädal ja minu eelmise nädala müügiminutid rutiini ja harjumuste kohta kõnetasid teid. Igal juhul tagasisidet tuli, aitäh selle eest. See on mulle hästi oluline. Aga lähme siis selle nädalaga käima ja 25. müügiminutid eetris ja 45. müüginädal käimas. Päris mitu korda on mul küsitud või saadetud sellist küsimust, et mida teha siis, kui sa ei ole iseendaga rahul või sulle tundub, et sa ei edene hästi oma tegevustes. Ja ma jagaksin selle kõigepealt kahte ossa, mille peale sa kindlasti pead mõtlema. Et kas sa ei edene oma tegevustes või ei ole iseendaga rahul sinu enda vaatenurgast või selle tunde tekitavad sus mingid teised inimesed või keegi teine. See on hästi oluline koht, mille peale mõelda. Esiteks siis see, et kui sa ei ole iseendaga rahul iseenda vaatest, on oluliselt lihtsam ja parem variant. Sellepärast, et selle vastu aitab kõige lihtsamal kujul see, et aasta hakkab kohe läbi saama. Sul on kindlasti olemas kalender, märkmik või kasutad see digitaalset kalendrit. Selleks, et saaksid ajast tagasi vaadata. Ja tegelikult oleme juba otsapidi novembris, nii et kokkuvõtete tegemiseks on paras aeg ja oma aastale tagasi vaatamiseks on ka paras aeg. Esimene kõige lihtsam mõte on see, et vaata oma kalendrile tagasi. Vaata, kui palju asju sa oled jõudnud selle aasta jooksul ära teha ja mõtle selle peale, mida sa selle aastaga oled juurde õppinud, ehk siis oled saanud paremaks inimeseks. Tavaliselt juba täielikult piisab, kui sa korraks ajast tagasi vaatad. Saad aru, et kas või juba viimase aasta jooksul on su elus nii palju toimunud ja sa oled nii palju elus edasi liikunud. Mis puudutab eksimusi ja kui sind häirivad sellised asjad, et sa oled asju valesti teinud ja mõned asjad jäävad su mõtetesse keerlema, siis hästi lihtne reegel on see, et kui sa ei eksi, siis sa ei liigu. Sa tead seda ise ka. See tähendab seda, et selleks, et edasi liikuda ja areneda, selleks sa pead eksima. Selleks sa pead riske võtma. Selleks peavad asjad juhtuma ja alati kindlasti mitte head asjad, ka halvad asjad juhtuma. Aga need on vajalikud ainult selleks, et sa saaksid oma eluga ja elutempoga edasi liikuda ja areneda. Nii et võta enda motoks see, et kui sa ei eksi, siis sa ei liigu edasi, siis sa seisad paigal. Kui me räägime sellest, et keegi teine tekitab sinust tunde, et sa ei ole hea või sa ei ole piisavalt hea, siis minu seisukoht sellele on kaks võtta. Esiteks see, et kui sul on nii palju vaba aega, et sa jõuad arutleda selle üle, mis keegi teine sust arvab, siis tähendab seda, et su töölaud on tühi ja sul ei ole mitte midagi teha. See lihtsalt passid. Siis tekivad paratamatult sellised tunded ja mõtled pähe, et mida tema või mida teine või kolmas või neljas inimene sinust arvab. Kui sul on piisavalt palju tegevusi, siis sul lihtsalt ei teki sellist hetke, kus sa peaksid selliste mõtete peale mõtlema. Ehk siis täida oma laud tegevustega. Ja mis puudutab teiste arvamusi ja mõtleme siis niimoodi, et kui keegi peab ennast perfektsionistiks, siis minu elukogemus on näidanud lihtsalt seda, et need, kes peavad ennast perfektsionistideks, pöörduvad sinu poole mingi asjaga, mis neid sinu juures häirib, siis tegelikult on see asi miski, mis neid enda juures häirib. Nii et ma ei võtaks seda küll väga tõsise kriitikana. Loomulikult sa pead iga päev peeglisse vaatama ja vaatama, kes sa oled, milline isiksus sa oled. Siinkohal üks soovitus veel, kui sa isiksuse tüübina oled pigem selline elav ja seltsiv ja inimestega suhtlev,
siis raske on harjutada endale teise isiksuse tüübi harjumusi, ehk siis istuda laua taga ja teha mingit paberitööd ja tappa ennast rutiiniga. Et mõne aja võid sa seda kindlasti teha ja mõni aeg see sul kindlasti ka välja tuleb, aga see ei jää kestma. Selles mõttes, et minu soovitus siinkohal, kui sa tunned, et sa mingites valdkondades või mingites tegevustes pidevalt failid, siis vaata korraks peeglisse, milline inimene sa oled, millised tegevused sulle sobivad ja liigu sellel rajal edasi. Liigu sellel rajal edasi, kus sa oled hea, arenda neid häid külgi väga tugevalt edasi. Ehk siis ära lase ennast perfektsionistidest väga palju segada, sest perfektsionistid tavaliselt näevad pinda teise silmas, aga palki enda silmas ei näe, nii et see on see karm tõde. Ja kaks asja veel, kui sa hakkad nüüd endale tegevusi otsima ja kui sul tööalaseid tegevusi ei ole, siis vali tegevusi kahest variandist. Üks on kindlasti hea tegevus, sest et detsember on kohe ukse ees ja detsember on teatavasti see kuu, kus kõik eestlased hakkavad head tegema. Leia endale mingisugune hea tegevus, see annab sulle tohutult palju tagasi, see laeb su patareisid, see paneb sind vaatama asjadele hoopis teise nurgaga. Ja teine asi, mida ma sulle soovitan, on see, et mõtle korraks, milline on sinu mõju. Ma ei mõtle ainult selles mõttes, milline on sinu mõju tööle, seda tööd, mida sa teed. Milline on sinu mõju teistele inimestele? Kas sul on teistele inimestele midagi tagasi anda? Ja siin kohal ei ole vahet, kas sa oled nõudepesija, koristaja, pargivaht, õpetaja, autoremondi luksepp, Eesti president. Igal ühel on kellegile midagi tagasi anda. Vaata oma elu sellest aspektist, et kellele sa suudaksid midagi õpetada ja kellele sa suudaksid midagi tagasi anda. Ja ma luban sulle, et need kaks asja või need kaks tegevust, ühest küljest hea tegevus, teisest küljest see, kui sa aitad kedagi teist järje peale, et täidavad sind tohutult ja need annavad sulle täiesti uue energialaengu. Soovin sulle kõige ägedamat 45. nädalat. Mõtle nende teemade peale. Ära tunne ennast kehvasti. Sa oled unikaalne inimene. Sinusugust teist enam ei ole. Sa tead seda ise ka. Vahepeal sa lihtsalt kipud selle ära unustama või keegi suudab sinust tekitada selle tunde, et sa ei ole iseennast väärt. Oled kindlasti. Naudi seda nädalat. Keskendu müügile. Näeme, kuuleme jälle.